down soft, turn the key and cooler on. Push the pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through today. Tere hommikust, ilusat kolmapäeva. Ma just ärkasin, käisin trennis ja mul oli mega hea trenn. Ma olen nüüd siis üritanud käia tublisti trennis ja jälgida oma kava ja saate aru, mu keha on nii valus. Mul on täiega see algaja mingi lihasvalu. Mul on lihtsalt, mul oli isegi vist 2 vaba päeva vahepeal ja mul on ikka lihased nii valusad, et ma ei jõudnud kõhulihaseid tehagi täna nii palju, kui ma eelmine kord tegin. Aga tasapisi, keha vajab lihtsalt natuke harjumist, et ma pole ammu niimoodi nii regulaarselt nagu trenni teinud ja ma olen muidugi ka tegelikult raskusi praegu veits tõstnud ja natukene nagu tõsisemalt teinud. Hack squatti ma täna ei jõudnud. Reaalselt eelmine kord oli juba raske, see tühi kaal on minu jaoks päris raske ja täna ma ei suutnud seda teha ja ma vahetasin selle teise harjutuse vastu välja. Aga jah, ühesõnaga, mul on trenn tehtud, mul on tuju hea, jumala mõnus ilm tundub olevat väljas. Eile küll natuke sadas, aga praegu vist tuleb päike jälle välja ja ma käin pesus ja siis hakkan kooli liikuma. Nii, mul on pesus käidud ja ma pean nüüd bussi peale jooksma ja mul oleks napilt meelest läinud, et ma tegelikult tahtsin süüa preppida. Ma plaanin siis teha veiseliha slow cookeris ja ma panengi siis selle praegu sisse, et selleks ajaks, kui ma koolist tagasi tulen, peaks see liha seal mõnusalt pehmeks olema läinud, et ta ongi seal kuskil, ma ei tea, 6-8 tundi vist või. Ja siis õhtul ma teen lihtsalt mingi kartulipüree sinna kõrvale ja jah, ühesõnaga, ma pean nüüd selle sinna slow cookerisse panema. Ma sain selle kunagi ammu retsepti Instagramist, et ma olen seda varem ka proovinud. Ma panen sinna barbecue kastet, see liha ja natukene lihtsalt vett, et seda liha seal ära katta ja low setting tavaliselt, et siis jah, peaks siis valmis olema, kui ma koju tagasi tulen. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through today. I've got better things to do, okay, to leave a little bit undone. Is your app working? And be the cat in the sun. Be the cat in the sun. Ma jõudsin koju ja saate aru, siin on täiega siuksed toidulõhnad juba üleval, nagu keegi oleks mulle kodus süüa teinud, aga tegelikult see on lihtsalt mu slow cooker. Vaikselt siin toimetab, vaatame, kuidas see liha siin on. Lõhnab igatahes väga hästi, aga liha peab veits veel saama, liha ei ole veel pehmeks läinud. Ma ilmselt panen selle hai peale nüüd, kuna kell on juba 1, siis ma tahaks, et ta saaks mulle ikkagist õhtusöögiks valmis. I will see the whole deal through today. I've got better things to do, okay, to leave a little bit undone. Be the cat in the sun.
eile mul oli jälle sihuke raske päev ja õnneks ma helistasin sõbrannadele, ma juba kurtsin neile kõik ära ja sain oma suurema auru välja lastud. Ma ikkagi pean sellest rääkima, kuidas inimesed arvavad, et Austraalias on justkui elu ju nii hea, et siin on kogu aeg päike paistab, ilus ilm, talved on nii soojad, siin on ju palgad on head, inimesed on kõik õnnelikud, et nagu mida veel tahta, aga nagu see reaalsus on tegelikult täiesti teine. Eks ma olen ise ka teinud mingeid kindlaid valikuid ja sellepärast ma olen niisuguses olukorras, mis ma olen ja ma saan ainult ennast ise süüdistada selles, aga kuna minu viisa on siis piirangutega, siis tööturul on mul nagu väga raske konkureerida teiste inimestega, et ma ei ole kohalik, mul ei ole jäädavat viisat. Lisaks sellele ma õpin siiamaani oma eriala, ehk siis ma saan tööl käia ainult kindlatel päevadel. Sihuke nagu väga keeruline graafik on mul ühesõnaga. Seega ma olen jõudnud sellisele tööle, kus vahet pole, mis firmas sa töötad, sa oled ikkagist suht lihtsasti asendatav. Ma näen iga päev, kuidas meile tuuakse CV-si, resümeesi, otsitakse tööd ja nad on kõik välismaalased samasuguste tingimustega või samasuguses olukorras nagu mina ja see töö lihtsalt on nagu kõige parim valik hetkel. See palk ei ole Austraalia mõttes mitte midagi erilist, tegelikult on see miinimumpalk selle lepinguga, mis ma tööl olen ja see tööandjate suhtumine on ka vastav, ehk siis kuna ma olen asendatav, minust nagu pigistatakse lihtsalt kõik võimalik välja. Ma olen nagu mingi tiritav ja tõmmatav, et kui sa nagu toime ei tule, on ju, et siis sa võid ju kusagile mujale minna ja küll me siis leiame kellegi teise sulle asemele. Ja kahjuks nagu minu tööd ei ole nagu võimalik kuidagi nagu mõõta. Ma olen nagu teenindaja, ainuke asi, mille järgi nad seda mõõdavad, on siis mingisugune klientide tagasiside või review ja see kõik nagu paneb lihtsalt nii palju sihukest pinget sellele tööle, et justkui sa pead olema klientidega hästi sõbralik ja looma mingit sidet ja noh, mul on nagu päris palju kogemust selles mõttes, et ma nagu oskan seda kõike teha, aga kui sul samal ajal siis nagu töö selles keskkonnas on hoopis teistsugune suhtumine sinusse, kus sa nagu sind surutakse alla, et sa ei tohi liiga palju, ma ei tea, liiga rõõmus olla töö juures, sa ei tohi liiga palju jutustada teistega või olla nagu kuidagi nagu tunda ennast hästi, et sa pead lihtsalt nagu kikivarukil kogu aeg käima, aga samal ajal siis nagu nende klientidega nagu noh, sihuke hästi alandav töö võib-olla. Samal ajal mul on ikkagi sihuke see teostuse tunde nagu tagaajamine, isegi sihukese tööga ma ikkagi tahan nagu inimestele hästi silma paista. Ja siis, kui ma saan sealt mingit tagasilööke, siis see on lihtsalt mõjub nagu eriti hullult mulle, ma lihtsalt võtan seda kuidagi nii hinge, sest et ma alati üritan olla nagu enda parim ja ma olen reaalselt 101%. Lühidalt ma ei taha nagu detailidesse minna, kuna ikkagist mul ei ole mingit 1 miljon eurot kusagil portfellis nagu rahakratil ja et ma pean ikkagi seda palgatööd siin mõnda aega veel tegema, vahet ei ole, kas ma olen Eestis või Austraalias, nii et ma ei taha mingit nagu siis intriige tekitada, aga jah, mul oli lihtsalt nagu väga raske päev eile ja mul oli nagu sihuke tunne, et ma tahaks lihtsalt kõik nagu kuu peale saata ja oma töölt ära tulla ja ma ei tea, mis iganes. Aga jah, ja siis ma sain aru, et mis on nagu mulle minu teekonnal praegu hetkel oluline, mis on need asjad nagu, mida ma tegema pean, et siis enda eesmärkidele lähemale jõudma ja paratamatult mul on lihtsam lihtsalt praegu selle ära kannatada ja ma tean, et tulevikus nagu on see kõik minevik ja ma isegi ilmselt ei mäleta seda 10 aasta pärast, aga jah, nagu ei ole lihtne, ausalt ei ole lihtne ja ma lisaks filmin seda praegu selle jaoks, et kui ma kunagi peaks mõtlema tagasi, et Austraalias oli nii tore, siis ma saan selle videoga endale meelde tuletada, et see ei olnud tegelikult nii ilus, et nagu loomulikult ma filmin neid kõige paremaid hetki, ma teen pilti nendest kõige ilusamatest kohtadest ja nii edasi, aga see ei ole ju päris elu, et siin on nagu palju muid raskeid hetki. Kui ma olen suutnud joosta 6 tundi Austraalia suvekuumuses kusagil metsa vahel mingite kivide ja liiva peal, et siis see katsumus siin nagu ei murra mind maha. Ma olen tugevam ja ma saan hakkama ja
ausalt mind ei murra mitte miski, reaalselt mitte see vähemalt, nii et jah, nagu sorry, see võib-olla oli kõik nagu nii sihuke ebaloogiline, aga ma pidin selle välja ütlema endale lihtsalt videosse ka salvestama selle, et ei ole kõik siin nii palju parem, et ilmselt ka ei ole Eestis, siit tundub, et Eestis on justkui kõik parem, on ju, et ei ole kindlasti ka seal, aga täna ma sain oma trenni tehtud, kusjuures mul oli uskumatult hea trenn, et eelmine trenn ma tundsin, et mul lihased on nii väsinud, et ei ole suutnud ära taastuda, siis täna ma jõudsin juba lõuatõmbeid natuke teha ja siuksed nagu raskemaid harjutusi, mida muidu nagu, kui sul lihases jõudu ei ole, sa lihtsalt ei saa teha. Ja trenn oli hea ja nüüd ma pean oma asjad kokku pakkima ja kohe kooli minema, ehk siis näeme juba seal. Ja meil ongi kätte jõudnud pühapäev, jälle on üks nädal läbi. Mul oli täna vaba päev, aga meil on lihtsalt terve päev vihma tulnud. Ma ei tea, kuidas mul vedas, täpselt siis, kui ma jooksma läksin, oli päike väljas, aga praegu vihma sajab. Järgmised päevad ongi vihmased päevad, et ma tegelikult tahtsin täna midagi teha ka, aga viitsin välja minna siukse ilmaga, väga ei saa midagi teha väljas. Täna on Eestis Ironman. Mul on täiega põnev olnud jälgida kõiki osalejaid seal, et tahaks ise ka kunagi ikkagist kodus nagu võistelda, oleks päris lahe ja teha võib-olla full distantsi. Kunagi võib-olla tulevikus saab teha, et kindlasti tahaks nagu, et lahe on kodus nagu võistelda. Ega mul täna rohkem ei olegi midagi plaanis, et ma üritan lihtsalt puhata, sest et homme on mul jälle töö ja siis on juba koolipäevad. Aitäh, et sa mu videot vaatasid ja näeme juba järgmises. Tšau!